Street Speaks esitleb. Loomislugu. Loomislugu. Nõnda ütles Jumal Neverchair. Olen kõige ilma valgusesse tulnud looja ja ma ise tulin ilma valgusesse Jumal Kepri kujul ja ma tulin ilma valgusesse aegade alguses. Tulin ilma valgusesse Jumal Kepri kujul ja olen kõige ilma valgusesse tulnud looja. Ma lõin iseenda algainest. Ma vormisin ja kujundasin end ürgsest substantsist, mis oli sündinud enne kõiki aegu. Minu nimi on Asiris, ürgaine seeme. Kõik sündinu sündis minu tahte kohaselt. Ma levisin kõikjal ja tegin oma käsi tugevaks. Olin üksi, sest jumalaid polnud veel olemas. Laususin oma nime väesõnana ja kohe ilmusin Jumal Kepri ja olemasolevate asjade kujul. Ma tõusin ürgainest ja ilmusin olemasolevate asjade paljususes aegade alguses. Siis maa oli tühi ja paljas. Ma lõin oma sõna jõul kõik, mis on olemas. Ma olin üksi ja polnud kedagi, kes lõi selles kohas koos minuga. Kõik asjad, milles ma siis end ilmutasin, lõin ma jumaliku hinge abil, mille kutsusin esile nunnist, tegevusetuse seisundist. Ma ei leidnud eest kohta, kuhu toetuda. Ma lõin oma südame väesõna jõul. Ma panin aluse kõigile, mis minu ette ilmus, ja ma lõin kõik, mis on olemas. Ma olin üksi. Ma panin kõiki asjade alguse oma südames ja ma lõin muud ilma valgusesse tulnud asjad. Ja Kepri poolt loodu oli erinev ning selle loodu järglased sündisid sellest, mida nad ise tekitasid. See silm nägi lugematut lugusid. Ta teab meist kõike. Ta jälgib meid praegugi ja nägi seda paika ammu enne seda, kui siia ilmusid esimesed asukad. Ta nägi seda paika miljoneid aastaid tagasi, kui see asus lõunapooluse lähedal, teisel pool ekvaatorit. Ilmselt on see iga tõsiteadlase soov vaadata minevikku just sellise täiusliku silmapilguga, objektiivse pilguga, mis ei moonuta olemasolevaid asju, mis kunagi sündisid Jumal Neverchairi sõna jõul, isanda sõna jõul, kelle võim ulatub kõiksuse viimse piirini. Ent kas meie, lihtsurelikult, suudame piiluda minevikku ja vaadata olevikku selle täiusliku pilguga? Alustame oma esimest sissejuhatavat osa Tallinna ajaloost, linnast, mis asub Põhja-Euroopas Soome lahe kaldal. Kuid enne, kui räägime linnast endast ja selle tänavatest, peame alustama selle paiga loost, kus linn kunagi tekkis, väga kaugest minevikust, ajast, mil siin ei olnud ei linna ega isegi maad, millele seda rajada, ning loomulikult ka esimestest asukatest, kelle järeltulijad me kahtlemata oleme. Meie dokumentaalfilm kannab pealkirja Street Speaks. See räägib linna ajaloost ja seega eelkõige
selle elanike ajaloost. See on lugu meie elust ja meie minevikust. Kuid see meie minevik ei alanud eile ega üleeile ega siis, kui sündisime meie või meie vanemad või meie vanavanemad. Möödunud sajandi üks silmapaistvamaid teadlasi, psühholoog ja psühhiaater Carl Gustav Jung, kes sõnastas kollektiivse alateadvuse teooria, ütles: me ei kuulu tänasesse ega eilsesse päeva. Meis peitub mõõtmatu ajalugu. Kaasaja linna tänavad ja väljakud on peegel, millest näeme meie tänapäeva inimeste peegeldusi. Selle peegli taga peitub aga piiramatu, põhjatu ja tundmatu maailm, peeglitagune maa. Samas välisilme, meie tänavate ja väljakute fassaade kujundab just nimelt eesriietagune või maskitagune pool. See varjatud maailm on meie ise ja sellele annab vormi meie ühine minevik. Oleme loodud minevikust nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. Seetõttu küsimusele, kas ajalugu tasub tunda, võib olla ainult üks vastus. Me peame seda tundma, sest me peame teada saama, kes me oleme. Kuid kust algab meie 21. sajandi inimeste, sealhulgas loomulikult kohalike ajalugu? Kas neist, kes saabusid siia rauaaja alguses, umbes 500 aastat enne meie aja arvamist? Sest keeleteadlased, ajaloolased ja geneetikud usuvad, et just nemad olid muistse uurali keele kõnelejad, millest arenes välja tänapäeva eesti keel. Või algab meie ajalugu kiviaja küttidest ja korilastest 9. aastatuhandel enne meie aja arvamist, mil pärineb esimene teadaolev asulakoht Pullis Pärnu jõe ääres. Või nende kaugetest esivanematest, kes ilmusid Aafrikasse umbes 300 000 aastat tagasi ja liikusid seal umbes 50 000 aastat tagasi põhja poole Euroopasse. Või neandertaalastest, kes elasid siin ammu enne homo sapiensi saabumist. Või veelgi varem šimpansiidest, sinivetikatest, esimestest bakteritest või koguni elu tekkimisest meie planeedil. Kas algab meie ajalugu maa tekkimisest, mis leidis aset arvatavasti 4,6 miljardit aastat tagasi, või universumi tekkimisest, mis sündis umbes 13,8 miljardit aastat tagasi suure paugu tagajärjel. Kuid tänapäeval ei ole astrofüüsikud enam täiesti kindlad, et meie universum tekkis just suure paugu tulemusena, sest praegusel teaduse arengu tasemel ei lange see teooria täielikult kokku eksperimentaalse andmetega. On täiesti võimalik, et plahvatus tõepoolest toimus, kuid sellele eelnesid muud plahvatused. Seega võis universum tekkida veelgi varem, kuid kui palju miljardit aastat varem, kui seni arvatud, või ulatuvad meie juured veelgi sügavamale ning algavad väljaspoolt ruumi ja aega. Või mingit algust polnudki olemas ja kõik eksisteeris alati. Ja kui see on tõepoolest nii, siis see tähendab, et meie juured peituvad just nimelt selles alatises. Ja juba ainuüksi see, et suudame seda mõista, on selle tunnistuseks. Ja siis meie juured, meie ajalugu algavad just nimelt selles alatises. Kuna me ei saa näidata, milline näeb välja meie ühine kodu nimega alati, näitasime teile lõputut tähist taevast. Kuid nüüd laskugem taevast maale, tillukesele, kosmoses hõljuvale tolmukübemele ja mitte lihtsalt maale, vaid ühte mikroskoopilisse punkti selle pinnal. Paika, mida tuntakse Eesti maana, et jutustada selle vanimast minevikust, geoloogilisest minevikust, elust enne inimesi, lahkusime Tallinnast, läksime kaatriga Kakumäe sadamast merele ning suundusime Pakri poolsaare poole. Meie teekond kulgeb mööda Eestimaa kaunimaid paiku, kuid merelt vaadatuna on need harva nähtud, mitte turistide külastajate ega isegi mitte enamiku
kohalike elanike silmadega. Seepärast näitame need siin Street Speaks dokumentaali sissejuhatuses. Ja see on õigustatud. Kõike, mis jääb vasakparda poole, saab õigustatult nimetada Suurt Tallinnaks ja see on pealinnaga tihedalt seotud. Inimesed töötavad peamiselt Tallinnas, kuid elavad ja puhkavad väljaspool linna. Suvilad kohandatakse aastaringseks elamiseks. Endistele põldudele kerkivad uued elurajoonid. Kakumäe asum, kust alustasime oma teekonda Paldiskisse ning naabruses asuv Tiskra kuuluvad Tallinna koosseisu. Käsitleme need tulevastes sarjades tänavate kaupa üksikasjalikult. Sissejuhatus räägib geoloogilisest minevikust, ajast enne inimesi. Seetõttu järgmistes episoodidest üritasime vältida kaasaegse elu kaadri sattumist ning piirata kommentaare, et peale lugemise hääl ei summutaks looduse oma. Reis Kakumäelt Paldiskisse. Paat väljub sadamast, mis asub Kopli lahe läänekaldal. Suundume läände, möödume Kakumäe poolsaarest. Poolsaar asub vaid 12 kilomeetri kaugusel kesklinnast. See on madal liivakivi künnis, mille suurim kõrgus merepinnast on 15 meetrit. Künnis koosneb valdavalt peeneteralisest liivakivist. Liivakivi värvus varieerub kahvatu pruunist külma terashallini. Liivakivi sisaldab glaukoniiti. See annab kivile rohekat tooni ning selles on ka tumehalli või koguni pruunikas halli, saavikiirmed, vahekihid või läätsed. Jätkuva murutuse tõttu muutub paljandi läbilõige aasta-aastalt üsna tugevasti. Sellest protsessist annavad aimu suured liivakiviplokid, mis on murdunud lahti kõrguvast järsust pangast. Neeme tipus moodustab liivakivi laeneta kuulutatud panga. Need kivimid pärinevad Kambriumi ajastust ning kujunesid umbes 520 miljonit aastat tagasi. Tol ajal asus see piirkond jahedates lõunalaiustes, ligikaudu 50-60 kraadi kaugusel lõunapoolusest. Muistne manner Baltika, mille koosseisu kuulus ka tänapäeva Eesti ala, triivis aeglaselt oma praeguse asukoha poole. Kuid maastik, mida täna näeme, kujunes välja palju hiljem. Möödusid 100 miljonid aastat. Alles kvaternaari ajastul, kui seda maad valitsesid liustikud, kujunes nendest muidsetest lõunapoolsetest kivimitest välja tänapäevane reljeef. Liivakivi on pehme kivim, mis kulub kergesti. Maastik muutub pidevalt tuule ja vee mõjul. Need rebivad puud koos juurtega maast välja ning paiskavad suuri kiviplokke merre. Kuid need taltsutamatud loodusjõud hävitavad ja loovad üheaegselt. Valgus ja vari vormivad võimsaid kujundeid. Praegu on murtud liivakiviplaatidest esile kerkimas sünge mehe profiil. Tema pilk on suunatud kaugele sinetavale silmapiirile. Kormoran valiti Eesti Ornitoloogia Ühingu poolt 2025. aasta linnuks. Teadlased soovisid juhtida avalikkuse tähelepanu selle liigi arvukuse kasvule
uurida selle mõju ökosüsteemile ning kummutada müüti, et kormoran on võõrliik, mis hävitab kalavarusid. 2024. aasta seisuga pesitses Eestis ligikaudu 43 000 paari kormorane. Üks nende paljudest kolooniatest asub just siin, Liivakari valgel liivasel madalikul, Kakumäe poolsaare tipus. Veepiiril seisab Kakumäe sümbol, niinimetatud must kivi. Kunagi asus see klindi tipus, kuid meri ja tuul õõnestasid kallast ning kivi varises alla, kukkudes vette koos mureneva rannaservaga. Kakumäe Neeme tipu uurimine nii merelt kui ka maismaalt ei ole lihtne. Lääne küljele pääseb ligi mõne ajal, kuid isegi seal tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, et mitte libiseda reedlikel mudaga kaetud kividel. Mis puudutab idakallast, siis on seal Neeme tipus sadama suunas liikumine lihtsalt võimatu. Kitsas rannariba on kaetud põlvini ulatuva veega või õigemini paksu, kleepuva, musta, laguneva mudamassiga. Kuid nüüd 2026. aasta talvel, kui me seda episoodi kokku panime, olid kõik need suvised raskused kadunud. Nii karmi ja püsivat talve ei olnud siin juba üle 20 aasta. Kaldaäärne mereriba oli jäätunud. Paigad, mis olid varem kättesaamatud, muutusid nüüd jalgsi ligipääsetavaks. Asusime kummalisse ja lumavasse maailma, jää, härmatise, lume ja uduriiki. Tänavune talv põhjustas maastiku haruldast muinasjutulist muutmist, mida sai näha ja kaameraga jadvustada. Musta kivi juures jätame Kakumäega hüvasti ja liigume edasi. Kakumäe Rocca al Mare liivakivipang on otsekui Rannamõisa paekalda eelpostiks. Siit panga tipus asuvalt vaateplatvormilt avaneb avar panoraam. Otse ees paistab Naissaar, mis nagu väravapost seisab Tallinna ees meres. Pangalt on Naissaareni oma 12 kilomeetrit. Naissaar on Tallinnale viimase sünniaegadest peale olnud merevärava tähiseks. Paremal on näha Kakumäe neem. Naissaarega võrreldes tundub see kiviviske kaugusel olevat. Pangalt Neemeni on umbes 3,5 kilomeetrit. Veel paremal esiplaanil asub Tiskre elurajoon. Selle taga avaneb silmapiiril Tallinna lai panoraam. Toompea jääb siit linnulennult rohkem kui 10 kilomeetri kaugusele. Ja nüüd laskume Rannamõisa vaateplatvormilt alla ja vaatame panga jalamed. Jõuame kõigepealt väikesele plaasale. Eespool pidiro taga paistab meile juba tuttav Kakumäe poolsaar. Liigume vasakule mööda kitsast rannariba, mis on kaetud nii suurte kui väikeste rändrahnude
ja alla varisenud paekivilahmakatega. Meie kohal kõrguv kivisein kerkib kohati kuni 35 meetrit üle merepinna. Kohati trügib see järgsein otse mereni. Jalge all on vetikadega kaetud libedad kivid. Nende vahel on muda ja vesi. Siit pääseb edasi vaid mõne ajal. Aga uurimine selle jalami ulatuses, nagu ka Kakumäel, on tehniliselt keeruline. Rannamõisa klindil on vaid 2 kohta, kus saab erivarustuseta alla laskuda. Kogu rannajoon on kaetud alla varisenud kivilahmakatega, mida lained aeglaselt purustavad, lihvides need lõpuks väikesteks veeristeks. Klindi sein vaatab põhjasse. Päikese valgus jõuab siia harva. Seetõttu ei kuiva kividel olev muda peaaegu kunagi ja siin on lihtne libastuda. Kohati tuleb ronida üles ja alla üle kiviplaatide, puutüvede ja välja rebitud puu juurte kuhjade. Seega pole see tee igaühele jõukohane. Nagu näha, Rannamõisa panga järsud servad ei ole sugugi metsatud. Imekombel suudavad puud kasvada seal, kus võivad kasvada ainult vähesed kaljutaimed, sõnajalad, kukeharjad, kellukad. Seetõttu suursugune järsak ei paista oma täies hiilguses välja ja jääb isegi talvel puude varju. Mõnes kohas omandab liivakivipank märgatava kõrguse. Siin-seal niriseb ülevalt alla vett. Mõnes kohas on see rauarohkusest päris pruun. Sellised allikad kannavad silmaveeallikate nime. Sellised varingud toimuvad enamasti varakevadel, lume sulamise ajal. Klindi ülemises servas murduvad lahti terved kivilahmakad ja varisevad rusuna alla klindi jalamile. Sellisele lahti murdumisele aitavad omajagu kaasa lubjakivi kihte läbivad püstised üksteisega lõikuvad tektoonilised lõhed ja seetõttu ongi paelavaserv sakiline. Klind kui aluspõhja paljand on looduskaitse all. See tähendab, et inimestel ei ole lubatud selle looduslikku ilmet muuta. Kuid kes suudaks peatada need samad loodusjõud, mis selle kunagi lõid? Rannamõisa rannikut iseloomustab rändrahnude rohkus. Tegemist on ürkkivimite tükkidega, mida vesi, tuul ja aeg on lihvinud ja silunud. Need kivimid ise kujunesid arhaikumi eoonis lõunapooluse lähedal. Viimase jäätumise ajal reebis mandriliustik neid lahti aluspõhjast praeguse Soome territooriumilt ning kandis siia tänapäeva Eesti alale. Jätame Rannamõisa klindiga hüvasti ja suundume naabruses asuva Tilgu rannaastangu poole. Koha nimi Tilgu võib olla seotud nimisõnaga tilk või tegusõnaga tilgutama. Võib-olla on need tilgad pisarad, mida see ürgne püstloodne kaljusein alatasa valab. See vaikne nutt, see kivi sisemine nõrkus on teravas kontrastis kujundiga, mille valgus, vari ja loodusjõud on loonud veepiiril. Kujuga, mis meenutab inimnägu, selle tahtekindlat profiili ja kaugusse suunatud pilku. Sarnast profiili oleme juba näinud Kakumäe Neeme tipus. Pole välistatud, et tegemist on pelgalt maskiga. Ja pisarad, mille ammendamatuks allikaks on põhjavesi, uuristavad kaljud aeglaselt seespoolt. Need pisarad, mis voolavad mööda kaljukülmi palgeid,
on halastamatu jõud, mis sõna otseses mõttes kulutab kivi ja viib kaitsealuse paiga, mida inimesed püüavad asjatult oma praegusel kujul säilitada, varisemiseni. Kuid inimene, nagu teame, ei suuda taltsutada ei loodust ega isegi iseennast. Jaapani vanasõna riigid võivad langeda, kuid mäed ja jõed jäävad, ei kehti Eesti maastiku kohta. Sellel tillukesel maalapil ei püsi miski muutmatuna või õigemini, selle ainus püsivus on lakkamatu muutmine. Tilguranna aastangul asuvad mere poolt kõrge liivakivi panga sisse uuristatud koopad. Tilgukoopad on ligi 10 meetri kõrguse püstloodse kambriumi liivakivi kalju jalamil sügavusega kuni 4 meetrit ja kõrgusega kuni 3 meetrit asuvad kulpad. Murdlained lõhuvad kulpaid järjest suuremaks, kuni need kokku varisevad ja tekitavad uusi. Seetõttu on koobaste arv ja suurus väga muutlik. Nende avade juures on liivakivis kohati näha omapäraseid sambakesi, orelivilesid. Rahvapärimuste järgi otsisid muinasaegadel just sellistest koobastest varju piraadid ja röövlid. Tilgukoopad moodustavad kõige suurema abrasiooni-koobaste ala Põhja-Eesti klindil. Koopad on arvele võetud ürglooduse objektina ning neid on võimalik näha ajal, mil meri on madal. Koobastele tuleb läheneda merelt. Tilgu kaldakohal näeme rannast umbes 300 meetri kaugusel meres kivikangrut. Veel 20. sajandi algul võis Tilgu rannas näha aga palju suuremaid hiidrahnusid kui tänapäeval. Viimased purustati Esimese maailmasõja päevil väiksemateks tükkideks. Rannamõisa rannas olnud hiidrahne mainis oma töödes akadeemik Gregor von Elmersen, kes juba 1879. aastal tõstis Tartu Loodusuurijate Seltsi koosolekul esmakordselt üles küsimuse looduskaitse korraldamisest Eestis. Elmersen illustreeris oma artikli enda ja maastikumaalija August Mattias Haageni joonistustega, säilitades niiviisi mälestuse kunagisest Rannamõisa hiidrahnudest, mida rahva seas kunstniku järgi ka Haageni kividena tunti. Meie järgmine peatus on Suurupi. See asub umbes 22 kilomeetri kaugusel Tallinna kesklinnast. Suurupi klindi poolsaar on tuntud oma suure hulga rändrahnude poolest. Kui rääkida Eesti varadest Euroopa mastaabis, siis rändrahnude poolest on Eesti vaieldamatu liider. Koha nimi Suurupi tuleneb ilmselgelt sõnadest suur ja pea. Poolsaare kuju näib seda oletust kinnitavat. Suurupi poolsaare pank koosneb ürgkivimite kihtidest
mis avaldavad muljet oma tekstuuride ja värvitoonide mitmekesisusega. Poolsaare rannikul paljastavad geoloogilised protsessid kihte, mille vanus ületab 450 miljonit aastat. Rannik on pideva erosiooni mõju all ning paljand mureneb ja variseb sageli. Poolsaare geoloogilist ehitust iseloomustab selgelt kihiline struktuur, mis on tüüpiline kogu Eesti põhjarannikule. Need kaadrid on filmitud Suurupi ametlikul rannal. Lisaks ametlikule rannale Suurupis on olemas niinimetatud salarand. Salarannal, erinevalt kõrval asuvast ametlikust rannast, puuduvad laugjad juurdepääsuteed. Üks peamisi jooni, mis eristab Suurupi randu teistest Tallinnast lääne poole asuvatest randadest, on nende pinnakate. Need on täielikult kaetud roosakas hallides toonides veeristega. Need veerised on kujunenud vee ja mandriliustiku hõrde toimel, lihvides need kristallsete kivimite murenenud tükkidest. Ees on Ninamaa, väike neemik, kus rannajoon pöördub järsult edelasse. Ninamaa neemik ja sellest läände jääva rannajarsaku umbes 2 kilomeetri pikkune lõik koosneb valdavalt alamkambriumi liivakividest ja erineva lõimisega savidest. Ninamaa neemikul asub endise Udu-Sireeni jaama hoonete kompleks, mis ehitati 19. sajandi lõpus. Omal ajal aitasid jaama signaalid laevadel udus orienteeruda, eriti tihedas öises udus, mis kevadel ja talvel merel sageli tekib. 6 aastat tagasi pani riik Neeme koos hoonetega müüki. Kinnistu müüdi oksjonil 455 000 euro eest, alghinnaga vaid 99 000 eurot. Maastangu kõrgus varieerub 4 kuni 5 meetrini, seetõttu ei saa see mõõtmetelt võistelda naabruses asuva rannamõisa klindiga. Kuid Suurupi liivakivid on erilised. Nende struktuuri iseloomustavad kihilisuse häired. Siin leidub ka nimetatud herneliivakivi, samuti kivimeid, mille mustrid meenutavad rulli keeratud küpsetist. Need deformatsioonid ja murdumised kõnelevad paiga rahutust geoloogilisest minevikust. Nagu mujalgi kohtades, mida külastasime, kaljunutt ei lakka ka talvel. Kaljupõskedelt langevad pisarad voolavad edasi merre.
Suurupi poolsaarest edasi asub järgmine tähelepanuväärne paik Põhja-Eesti läänerannikul, Lääne-Eesu. See asub umbes 25 kilomeetri kaugusel Tallinna kesklinnast. Jõe nimi seostub tegusõnaga Väänamaa ja Higi vastab sellele nimele täielikult. See lookleb läbi maastiku ennem kui suubub Lohusalu lahte. Jõe pikkus on 64 kilomeetrit. Lääne-Higi kujunes oma praegusel kujul alles pärast jaejärgsete veekogude taandumist. Tänapäevane madal Higi ei ole võrreldav sellega, mis voolas siin enne jääaega. Selle ürgjõe olemasolust annab tunnistust geoloogide avastusest mattunud jõeorg. Selle mõõtmed on muljet avaldavad. Muistna Higi uristas klindi sügava sängi, mille laius ületas 4 kilomeetrit. See asus tänapäevaste Suurupi ja Türisalu neemede vahel. Pärast liustike taandumist täitus jõeorg järk-järgult liiva ja teiste settekivimite kihtidega. Lääne-Eesu rannast paistab Pakri poolsaar, meie teekonna lõppsiht. Sündmused, mis leidsid aset ammu enne jääaega, tekitasid Lääne-Eesusse parima ranniku veespordi harrastamiseks Eesti pealinnast lääne poolt. Ohtlikud kivikülvid asuvad vaid rannaservadel. Mujal on põhi liivane, piisavalt sügav ja täiesti kivivaba. Seetõttu ei ole Lääne-Eesu erinevalt Kaguväest, Rannamõisast ja Suurupist eelkõige mitte geoloogiline vaatamisväärsus, vaid puhkepaik. Suvel saabuvad siia ujumiseks ja päevitamiseks tuhanded inimesed. Lai liivarand on peaaegu 2 kilomeetrit pikk. See on piiratud kõrge männimetsa ja luidetega, mis kaitsevad puhkajaid meretuulte eest. Suplushooaeg Eestis ei ole kuigi pikk, ligikaudu maist septembri lõpuni ja isegi siis algab see tegelikult vaid neile, kes ei oota, kuni vesi soojeneb vähemalt 18 kraadini.
Umbes 700 meetri kaugusel Väänejõe suudmest asub Türisalu Põhja-Eesti klindilõik. 1963. aasta suvest peale sai siinne klindineemik rahva seas tuntuks ka Hamleti lossi kaldana. Põhjuseks oli siia Helsingeri Kronborgi lossi ehitamine. Väänä-Jeesus ja Keila-Joal vändati Laegrand filmi Hamlet välisvõtteid. Asmu Saare Tallinnast Kloogale reisijuhi autori meelest oli kusagilt mujalt Shakespeare'i surematu tragöödia sündmuspaigale sobivamat kohta, kui siit Väänä-Türisalu kõrgelt paekaljuselt rannajärsakult raske leida. Seepärast just siia keskaegse kivilinnuse sinnakas hallid tornid, võimsad müürid, rõdud, pilastrid ja väravad kerkisidki. Sõnastades reisijuhi autori järgmist mõtet veidi ümber, saab täie õigusega väita, et Väänä-Helsingör on küll minevik, kuid Väänä Paeklibuse ranna kohal kergiv pank mäletab nii seda kui ka kõike muid miljonite aastate eest toimunud sündmusi. Surematu loodusest endast inspireeritud kunstiteemaga jätkates mainiks ka August Ludwig Weisenbergi Hamletit, skulptori esimest tähtsamat tööd, mida oli võimalik mõne aasta eest lühikest aega Kadrioru muuseumis imetleda. Ka Weisenbergi kuju moodustab panga seinaga harmoonilise terviku. Pank langeb vastu merd järsu paljandina alla randa, moodustades peaaegu 30 meetri kõrguse püstloodse seina. Nagu ka Rannamõisa lõigul on siin varingud tavalised. Klindi alt saab liikuda Väänä-Jeesu rannast naabruses asuvale Türisalu rannale ainult mõõna ajal, kuid isegi siis tuleb ronida üle varisenud lubjakivi plokkide, mis on kaetud libedate vetikatega. Läbi vee minek on välistatud. Madal merepõhi on kaetud libedate ja paksu muda ning mädanevate vetikate kihi alla peidetud kividega. Samuti nagu Rannamõisa ja Tilgu klinti lõikudel näeme siin kalju nutmas. Põhjavesi surub end aeglaselt läbi kivimi mikropragude pinnale, imbudes kivisse ja seda seismiselt uristades. Aja jooksul need sisemised lõhed laienevad, nõrgestades klinti ja põhjustades lõpuks järjekordse varingu. Talvel kalju pisaravood jäätuvad. Aastang kattub järk-järgult jääst tilkekividega. Tänavune karm talv ja mere jäätumine võimaldas Türisalu panga ka kaugelt filmimist.
lindi tipus asub vaateplatvorm. Siit näeme Suurepi poolsaart, Väne-Jõesuu randa ja avatud lõputut merd. see panoraamne paik on ideaalne päikeseloojangu nautimiseks. Pärast Väne-Jõesuu randa naabruses asuvale Türisalu rannale jõudmist satume mitte pelgalt järgmisele rannalõigule. Türisalus moodustab rannajoon loodusliku piiri pargile, kus asub Tallinna ümbruse üks enim külastatavamaid paiku. see on Keila juga. Juga on nimetatud Keila jõe järgi. Üle 100 kilomeetri pikkune Keila jõgi on pikkuselt Eesti 5. jõgi. Juga ise on 6 meetrit kõrge ning 60–70 meetri laiune. Võimsuse poolest on see Narva ja Jagala jõe jugade järel 3. kohal. Keila juga peetakse üheks Eesti kaunimaks joaks. Seda ümbritseb ka maaliline park sajandi vanuste puudega. 19. sajandil pargi rajamisega üheaegselt ehitati joa kõrvale Eesti mõistes ainulaadse arhitektuuriga loss, neogooti stiilis Schloss Fall. Kuid otsustasime lossi ja parki mitte näidata, et mitte juhtida vaataja tähelepanu eemale sellelt, mis on loodud ületamatu kunstnik ja arhitekt, tema kõrgus loodus ise. Juga on avatud kõigile. Selle külastamisega ei kaasne mingeid tehnilisi raskusi. Siia võib ja tasub tulla igal ajal, igal aasta ajal, sama päeva hommikul, päeval või õhtul. Elu Schloss Fallis vaatega joale on raske ette kujutada, sest juga nähes on tast pilku eemale pöörata lausa võimatu. Asmu Saare Tallinnast Kloogale reisijuhi autori kohaselt joast allasööstva jõe kohina ja vetemängu kirjeldamiseks on raske sõnu leida. Pilt on niivõrd tugev, et õige ettekujutus sellest helisevast looduse sümfooniast ning alatasa muutuvast veevahu maalingust annab ainult oma kõrvaga kuulamine ja silmaga vaatamine.
Nõnda saime tasapisi Pakri poolsaare külje alla. Enne sihtpunkti jõudmist jäi veel üks koht vaatamata. See on Lohusalu poolsaar. See asub umbes 40 kilomeetri kaugusel Tallinna kesklinnast. Laulasmaa Lohusalu teejuhi autori Agu Veetamme sõnul on poolsaar saapakujuline nagu Itaalia, ainult peegelpildis. Praegu näeme poolsaare läänerannikul ranna lähedal kerkivat Nabemägi või Nabesaart, mida nimetatakse ka Röövlisaareks. Olenevalt tuultest ja merevee seisust võib teda Lohusalu poolsaarega ühendav madal ja kitsas maakael olla merest üle ujutatud ja siis muutub ta tõeliseks saareks. Oma kujult meenutab ta Itaalia saapa juures asuvat Sitsiiliat. Kuid sellega Eesti saapa sarnasus Itaalia omaga ei piirdu ning selle sarnasuseni loodame me veel pärastpoole ka jõuda. Meie teekonna viimasel vahepeatusel Lohusalul on kahtlemata kõige kaunim mererannik ja mitte üksnes eelnevalt näidatud paikadega võrreldes. Ka terves Eestis on võrväärset kohta raske leida. Sel paigal pole rivaale, kuna see pakub enamat kui lihtsalt kauneid vaateid. Koha maagia seisneb selles, et Lohusalu poolsaarel saab inimene oma muresid täielikult ära unustada ja loodusega ühineda. Lohusalu on mitmepalgeline. Poolsaare igal lõigul, igal maaninal, igal lahesopil, selle kiire kääre kulgevas merejoones on oma nägu ja iseloom. Ent kuna poolsaar asub kahe lahe vahel, siis selle üldilmes joonistuvad välja kaks omaette palet, kaks teineteisest erinevat kallast, põhjapoolne ja lõunapoolne. Lohusalu lahe põhjapoolsel rannal on liivane põhi ja sügavam vesi. Lõunapoolne avaneb Lahepere lahele, kus merepõhi on madal ja kivine. Nende kahe kalda vahel laiub männimets, ent ka männid on mõlemalt poolt erinevad. Lõunakaldal ei kasva männid sirgelt, vaid on läänepoolsete tormituulte mõjul paindunud ja väändunud. Neid nimetataksegi tuulemändideks ja iga siin kasvav mänd on oma kordumatu kujuga. Põhjakalda maalilisemaid paiku on niinimetatud Surnumäe nukk. Kohalike pärimuste järgi olevat katkutõve ajal selle kõrgete mändide alla koolnud maetud. Siit paistavad Suurupi, Vääna-Eesu ja Türisalu. Surnumäe nuka juures mõned suured eriilmelised rändrahnad. Surnumäe nuka idapoolne lahesopp on kajakate, kormoranide, luikede, partide, tuttpüttide ja hallhaigrute lemmikpaigaks. Veeservast esimeses rivis kasvavate Surnumäe nuka mändide kõveraks painutatud ja liivasest aluspõhja välja tunginud juurtel on mõnus istuda ja puude varjus neid linde vaadata. Lõunakaldal leidub hiiglaslikke rändrahne, nende hulgas ka muljet avaldav Männassaare rändrahn. Selle ümbermõõt ulatub 21,5 meetrini. Toredaid rändrahne leidub mitmelt poolt saare männimetsast nii üksikult kui ka mitmest mürakast koosnevate gruppidena. Kõige tuntum kohalik rändrahn on aidakivi. Arvatakse, et selle kuju meenutab aita, kuigi see sarnasus ei ole kuigi ilmne. Eesti keeles langeb põhirõhk üldjuhul esimesele silbile, välja arvatud laensõnade puhul. Kui aga asetada rõhk teisele silbile, saame aida asemel aida.
Aida on Giuseppe Verdi kuulus ooper, mis jutustab Etioopia printsessi Aida ja Egiptuse väepealiku Radamise traagilisest armastusest. Kuigi Verdi ooper tegi selle nime ülemaailmselt tuntuks, väitis libretto autor egüptoloog Auguste Mariette, et ta püüdis taastada Vana-Egiptuse kõla. Võrdlev ajaloolise keeleteaduse andmetel pärineb sama tüvi väga varasest ajast, ulatudes vähemalt 10. aastatuhandesse enne meie aja arvamist. Tüvi Adid tähendas naissoost sugulast. Samast algtüvest pärineb soome sõna äiti, mis tähendab ema, ning eesti sõna eit, mida tänapäeval kasutatakse kas vananaise või koguni halvustavas tähenduses, mis väljendab negatiivset suhtumist objekti, isikusse või nähtusesse, mille ta omandas kas patriarhaadini siirdumise või hilisema, juba keskajal toimunud ristiusustamise tagajärjel. Soome keeles algtähenduse säilitamise tõttu on küll teine sündmuste käik tõenäolisem. Seetõttu võib oletada, et Aidakivi tähistas kunagi naisjumalusega seotud kultuspaika. Nimi võib tähendada kas muidse esiemaga või emajumalannaga seotud kivi. Arheoloogide hinnangul võis Aidakivi olla ohvrikivi. Seda tõlgendust toetab ka kohalik legend, mille järgi Lohusalu küla rajajad, noormees ja neiu, leidsid teineteist tänu neiu laulule ja ta laulis seistes Aidakivi peal. Aidakivi ja Nabe saart lahutab enam kui 3 kilomeetrit, mis tähendab, et tema laul pidi kostma väga kaugele. Seega võis tema hääl tõeliselt kõlada nagu ka ehtsal ooperi lauljannal, otse kui kohalik Aida. Kuid see viib meid juba kirjutamata ajalukku, inimeste maailma. Esimene sari käsitleb vanimat geoloogilist minevikku. Kirjutamata ajalugu, mida annab uurida peamiselt võrdleva ajaloolise keeleteaduse abil, kujuneb aga meie saate järgmise osa keskseks teemaks. Siis käsitleme väga põnevat Eesti muinasaega. Lohusalu rand viib märkamatult Laulasmaa nimelisse paika. See nimi tulenevad niinimetatud laulavast liivast. Rannas jalutades võivad mõnikord kuulda omapäraseid madalaid helisid, mis tekivad liival kõndides. Liiva laulmine pole kuigi haruldane nähtus. Asmu Saare Tallinnas Kloogale matkajuhi autori kohaselt juba Marco Polo pani seda Sise-Aasia kõrbetes tähele. Teadlastel pole aga tänapäevani õnnestunud päris kindlalt selgitada selle omapärase loodusnähtuse tekkimise põhjusi. Ja ometi võib see põhjus olla lihtne. Sellises paigas võib igaüks kogeda, mida tähendab tõeline õnn. On ju teada, et inimesed ei laula mitte üksnes siis, kui neil puudub kuulmine või hääl. Nad laulavad ka siis, kui nad on õnnelikud. Ja sellistes paikades leviv laulupisik kandub kõigele, kaasa arvatud liivale.
poolsaare lõunakaldalt paistab selgelt meie teekonna lõppsiht, Agri poolsaar, mis asub umbes 50 kilomeetri kaugusel pealinnast. Just seal asub Eestimaa objekt number 1. Igaühel, kes on elanud siin kogu oma elu, kuid pole kunagi näinud poolsaare edelarannikut, tuleb leppida tõsiasjaga, et tal pole aimugi, kus kohas on ta oma elu elanud. Vaid seal näitab Eestimaa oma ehtset palet, mis on mujal argipäevase maastiku taga varjunud.